tere tulemast tagasi, oleme siis Brisbane'i kesklinnas. Minu selja taga on siis ilus, mis ongi linnavalitsushoone, mille ees on ilus kuusk. Kuupäevaks on täna 18. detsember, suurepärane ilm ja päike on nagu täitsa otse, et vaata, vari on otse minu all. Varju praktiliselt ei ole, ma arvan, paari päeva pärast on see täitsa otse all. Nüüd, kuna kõik teed viivad siis nii-öelda kesklinna, me tulime siia, et siit edasi sõita siis Mäkke, vaadata seda vaadet linnast ja natukene nagu matkata ja avastada nii-öelda seda piirkonda. Näeme praegu siis kaubanduskeskuse, võtame mingit snäkki kaasa, et oleks süüa mäe otsas ja võib-olla siis proovime mingit sushit süüa. Ja siis paralleelselt näitame teile, mihukene see linn võib-olla suvel siis näeb välja. Ja oleme siis Queen Street moolis, ehk siis tänava kaubanduskeskus ilma katuseta. See on palju inimesi, Väga palju inimesi. Huvitav on see, et siin nagu seistes kaameraga nagu filmides ennast kuidagi üldse ei ole ebamugav. See on kuidagi, kõigil on vist savi või ma ei tea. Tahtsin öelda, et tellime nüüd oma sushi ära. Näitan Mäkkidele. Kõik on nagu väga sarnane nagu igal pool. Sain pileti kätte. 177. Kõige hullem on see, et siin ei ole kuskil nagu tablood näha, et mis number nagu on tulekul. Mis bussnumber on? 471. Okei. Hai. Buss sõidab mäest üles, mäest alla, külje peale ja siis kogu aeg nagu selline tunne, et külje pealt võib täiega alla kukkuda ja päris kitsastesse kohtadesse ikka ronib see buss. Nii, jõudsime siis kohale, mis oli Mount Coot. Tulime Austraaliasse, et koha nimesid hääldada, aga ikka ei saa hakkama nendega absoluutselt. Kohe on siin vaateplatvorm olemas ja tšükimärgi selle. Kas ei tea, kui kõrge see mägi on? Ei tea, aga piisavalt kõrge, et kogu linna näha. Päris lahe, näitame teile ka. See on siis vaateplats. Selle maali vaatab kaarti, kuidas me matkame. Sealt vaatab, läheb infotahvli juurde. Siis pärast me saame targemat juttu teile rääkida. Selline nägi siis Brisbane välja, siis kui valged inimesed alles tulid. See on 1911. Ja siis 80-ndatel. Nii, me siis otsustasime, et me lähme matkama. Vaatasime, et siin on kulda kaevatud ja siis me läheme hetkel kulla kaevamise raja peale. Aga nüüd tuleb kõige raskem koht, et tegelikult siin ei saa aru, kuhu me lähme. Saame aru küll, mina saan. Laad saab. Jalgatama. Kõige tuleb siia vaadake näha. Meil on lootus näha koalesid. Jei! Hakkab lootus pihta. Siis igatahes ma küsisin nagu Redditis, kust nagu saab minna ja siis nad soovitasid seda rada, aga see ütles, et siin on maad, et tuleb alla vaadata ka. Vaatame üles jälle. Sa ei tohi jälle siis maa peale astuda plaad. Mis puud on? Ei tea. Vaata, need kõik puud nagu kooruvad ja siis kui sa vaatad mõningaid puid, siis näha, et nagu tuli vist käis läbi siit. Et nagu bussi üldse pole, kõik bussi on maha põlenud.
Me siis oleme 2 kilti kõndinud. Me mõtlesime juba olema seal kohal, 15 minutit pidi minema, oleme pool tundi kõndinud. Ma ei tea, muidu ma juba kardaks, et me oleme eksinud, aga õnneks paar inimest vastu tulnud, muidu ma oleks juba ammu pool. Austraalias on väga oluline ka see, et termos joogipudel. Siis saab kodust jaheda vee kaasa võtta ja siis ei teki pudelile kondentsiga. Jõudsime siis meie sihtkohta kohale. Vaatame, kas siit kulda saab ka kätte. Siin saab grillida. Siin on sellised gaasigrillid igal pool. Saab istuda. Nii, kus me oleme? Oh my god! Rahu, see on klaasi taga. Ja see ei ole ämbliks, on see tema kest, kus ta tuli välja. Oh. Näed, me oleme siin siis. Austraalias on hästi palju siis igal pool neid veejoogipunkte olemas, kus paned käima jääda ja siis jood veel. No, maitseb okeilt, aga probleem on selles, me on vaja pudelit täita. Ja nüüd me hakkame seda tegema. Aga kasut alumist? Miks sa ei või alumist kasutada? Sest nii on lõbusam. Oled sa kuidagi vett täitnud või? See on tammneid. Matkarada on selles suhtes natukene igav. Ühtegi mingit teavet ja tahvlit ei ole nagu Eestis. Siin paar linnukest on näha, aga ühtegi silti ei ole, kes need on või mis nad teevad. Ühtegi näiteks taimesilti ei ole. Kohe tekib küsimus, et miks need eukalüptipuud on, sest et tegelikult ei saa aru. Ja kus ma need koalasid näen? Siin on see floora ja fauna nii teistsugune, et nagu tahaks teada küll. Nagu täiega kõvasti pinisevad, täiega kõvasti. Et see võib olla gecko, et see ei ole nagu see konn, see... Ma panen kohe video sulle ka gecko video, kus see kukkus meile taha. Jätke nummi. Ja siis ta nagu pidi tegema sama häält nagu konn, aga hästi kõrge. Siin on sellised künkad tehtud. Nad ei ole vist ratturitele tehtud, vaid ongi, et nagu suunab selle vett minema siit tee pealt. Seal on huvitav silt. Et siin on nagu jaotatud vist aladeks ja siis on mingi ala, kus on planeeritud siis tulekahju, et nad nagu meelega nagu panevad seda põlema, kontrollivad seda ja siis põletavad mingi tsooni välja ja siis... Päris, kes näeb? Väga suur gecko pani. Gecko? Panitüro üle. Nii suur. Nii suur või? Ma ei tea, kas nad on Eestis nagu kitsed nagu. Kui üks paneb, teine paneb järgi. Siis lähme kiiresti läbi. Siis me maad ei saa ka kätte. Me nägime ühte madu, mina nägin. Ja Vlad nii ära ehmus, sest ta ükskord astus peale. Sest need maad on täpselt nagu oksad. Ta oli mingi süke beebimadu. Siis ta oli suhteliselt peenike. Ja ma ei tea, 0,5 meetrit pikk äkki. Nii et me nüüd kardame kõike. Nii, jõudsime siis mäest alla. Kuhugi jälle mingi pikniku kohta. Inimesed seal niimoodi söövad. Päris levinud on see, et tullakse lihtsalt parki grillima ja sööma. Siin peaks mingi košk olema või mingi falls. Kuiv on. Kuiv on raisk. Ma meile seal silla peal on näha. Jälle mingi ülelend on. Kuidas sa paned koha nimeks? Košk, kui košk ei ole. Kui me käisime seda mingi kullakaevamiskohta vaatamis, siis seal ka ühtegi kullakaevamise asja ei olnud. Ja siis lihtsalt kirjutatud kommentaariumites, et kurat, Vlad, see on nii fantastiline. Ma kunagi poleks arvanud, et sa oskad nagu nii häid lugusid rääkida. 17 minuti pärast läheb nii, et Padavai. Padavai, kuulsite jah? Padavai Maali ütles, et tee peal räägin teile veel lugusid. Lähme siis kõnnime ruttu bussi peale ja siis lähme koju ära. See on siis botaanikaaed.
siin tundub mets kõvasti lopsakam kui meie mäe oma peal ja ma usun, et me tuleme siia tagasi. Nonii, meil sai siis tänane mägi vallutatud. Kuidas sulle meeldis? Suurepärane. Mulle meeldis ka, aga ma annaks hindeks 3. Natuke igav oli. Targemaks ka ei saanud. Kokkuvõte on siis selline, et me kõndisime 8 kilomeetrit. Meil kulus selleks 1 tund ja 44 minutit. Pange like, pange subscribe ja tšau!